Armas kogudus, head sõbrad, õnnistatud pühapäeva. Täna on paastoaja esimene pühapäev, aga täna on ka pühapäev, mis eelneb Eesti Vabariigi sünnipäevale. Ja täna me mõtleme tänulikult Eesti Vabariigile. Täname selle eest, et Eesti on vaba, me saame elada vabas Eestis ja kes üle ookeani on, kui meil iial tahtmine, mõte, võimalus tekib, me saame alati tulla vabasse Eestisse. See on tänu põhjus. Ma tahan täna rääkida vabadusest, aga võib-olla nurga alt, kuidas ei läheneta sellele teemale kuigi tihti. Täna jagab algussõna Joosep Tammo. Pastor Joosep Tammo on tuttav kindlasti Vancouveri rahvale, sest teenis ta pastorina mõnda aega ka Vancouveris ja usun ka Toronto rahvas teab teda ja loomulikult on ta armastatud ja tuntud ka Eesti vabakoguduslikes ringkondades ja ta on nõus meid täna tervitama ja mõned mõtted jagama. Ja loomulikult mahub tänasesse teenistusse ka muusikat, mis on loodud ja sündinud mõeldes meie Eestimaa peale. Me alustame Jeesuse Kristuse nimel. Isa oma käsi, pane Isa oma käsi, oma käsi, oma hea meel oma käsi, oma hea meel, oma hea meel, oma kaitse, oma hea meel, oma kaitse, oma õnnistusega. Riik üle meie maa ja rahva, üle meie maa ja rahva. Anna Isa oma armu, anna Isa oma armu, oma armu, oma taipu, oma armu, oma taipu. Otsida su püha tahet, otsida su püha tahet, sinu tahet igavesta. Sinu tahet igavesta. Anna armu, anna tahet, anna armu, anna tahet. Hoia Isa oma põues, hoia Isa oma põues, oma põues tiiva alla, oma põues tiiva alla, kaitse oma käega meida, kaitse oma käega meida, kurja eest, mis koputamas, kurja eest, mis koputamas. Anna armu, anna rahu, anna armu, anna rahu.
Head kaasmaalased, õed ja vennad Kristuses. Tervitan ja õnnitlen teid omariikluse 108. aastapäeval. On põhjust olla tänulik ja rõõmus vabaduse eest, mis meil on. Kuid need aastad ei sisalda üksnes rõõmu ja võite, vaid ka valu ja kaotusi. Oleme näinud sõdu, okupatsioone, küüditamisi, hirmu ja ebakindlust, kuid kõigil aegadel on olnud midagi, mis meid on kandnud. Midagi, mis on tugevam kui hirm. Midagi, mis on olnud püsivam kui ükski võõras võim. See on olnud vankumatu usk vabadusse, oma rahva töökusse ja tulevikku, kuid paljude jaoks on see olnud ikkagi usk Jumalasse. Usk Jumalasse ja vabadusse ongi meid täna üle interneti avaruste kokku toonud. Tuletagem siis seoses vabariigi aastapäevaga meelde Moise lauliku sõnu. Need on kirjas 46. psalmist ja 2. psalmis. Jumal on meile varjupaik ja tugevus, abimees kitsikuses ja kergesti leitav. Need vaga lauliku sõnad on tuhandeid aastaid vanemad kui meie riik, kuid nende sõnade sõnum kõlab täna käidud teele mõeldes eriti selgelt. Kasvasin üles ajal, kui unistust oma riigist kandsime endas nagu keelatud salaarmastust, millest sosistati vaid pereringis. Vabaduse kahekõitiline raamat oli peidetud raamatukopi kõige sügavamatesse kihtidesse. Üksnes kauged raadiohääled meenutasid olnud ja tuleviku võimalusi. Suur tänu kõigile eestlastele, kes vabas maailmas hoidsid ülal mälestust ja lootust oma riigist. Täna, kui seisame taas silmitsi mureneva maailmakorraga ja ebakindlusega, küsivad paljud, mis meist saab. Psalmist juhib meid Jumala juurde, kes on igas olukorras kergesti leitav. See tähendab, et meie elu tegelik tugi ja tugevus ei ole kaugel. See ei asu mägede ega ookeanide taga, lugustatud uste ja salajaste kokkulepete veergudel. See lootus elab meie keskel, meie peredes ja meie töökohtadel. See lootus väljendub ühises tahtes hoida ja ehitada Eestit. Kuid kas lootusest piisab, kui paljud küsivad pettunult, kas sellist riiki me siis ikkagi tahtsimegi? Psalmist ütleb, Jumal on meie varjupaik. Mitte selleks, et me võiksime põgeneda vastutuse eest, vaid selleks, et me leiaksime endas julguse antud vastutust kanda. Mitte selleks, et me sulguksime väikse rahvana endasse, vaid selleks, et me võiksime seista sirgelt ja väärikalt. Meie rahva lugu on tõestus sellest, et ka väike rahvas võib püsida ja püsima jääda. Mitte selle tõttu, et meil on oma keel, kultuur ja laulupeod, uhke lipp ja kõva jonn, vaid sellepärast, et meil on võimas abimees. Jumal, kes on kergesti leitav. Jumal, kes on varjupaigaks ka kõige apramale lootusele. Tänu temale oleme täna vabad. Tänu temale me ei meenuta ainult kangelaslikku minevikku, vaid julgeme vaadata ka tulevikku. Me küsime täna ühiselt Jumala palge ees, millise Eesti me anname edasi oma lastele ja lastelastele. Kas see saab olema maa, kus valitseb vastastikune hoolivus ja tarkus, õigluse ja Jumala kartus? Kas see on maa, kus rahvas tunneb end turvalisena? Maa, kus
igaüks annab ühiseks heaoluks oma panuse. Maa, kus kaasinimesed pole üksteisele konkurendid, keda tuleb karta, vaid õed ja vennad, Jumala perekonna liikmed. Kuuldud sõna kutsub meid üles mitte kartma, isegi kui maa kõigub ja mäed langevad. See on üleskutse olla julged. Võime öelda, et me oleme kogenud Jumala hoidmist ka läbi kõige pimedamate aegade. Ärgem kaotagem lootust, et Eesti saab olla ka ebakindlatel aegadel paigaks, kus elavad õiglus, rahu ja headus. Sellepärast öelgem Eesti hümni 3. salmi ja ühtlasi ka iseseisvusdeklaratsiooni lõpetavate sõnadega: su üle Jumal valvaku ja võtku rohkest õnnista, mis siial ette võtad sa, mu kallis Isamaa. Palvetagem. Issand, me täname sind selle maa eest, kust meie vanemad vabaks rahvaks kasvasid. Me täname tänaste võimaluste eest. Hoia meie rahvast võõrsil ja kodumaal. Kingi rahu ja kosumist, usku, lootust ja armastust igasse päeva. Isa, Poja ja Püha Vaimu nimel. Aamen. Isa taevasteni, Isa taevasteni, Isa taevasteni, Isa taevasteni. Et päikene paistaks me soojas külma maa, et tuul puhuks südamest kurja kõik minema, et sõdadest haavatud maa leiaks rahu taas, et kaugele eksinud süda taas leitud saaks. Isa taevasteni, Isa taevasteni, Isa taevasteni, Isa taevasteni. Et katki läinud suhted kõik ükskord terveks saaks, et müürid, mis lahku meid viinud, võiks langeda, et tunda me võiksime üksteist kui õde ja vend, et tänada oskaks me kõige eest looja sind. Isa taevasteni, 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 Isa taevasteni. täna paastoaja esimesel pühapäeval ja meie armsa Eesti Vabariigi sünnipäeva eelsel pühapäeval tahan ma rääkida vabadusest.
Ma olen tänase jutluse pealkirjastanud veidi provokatiivselt vabadus, kas õnnistus või õnnetus. Mõni võib küsida, et kas siis vabadus võib mingisuguses kontekstis olla midagi valet, midagi kahjulikku, midagi halba või lausa õnnetust. Ma küsin veel täna päris mitmeid küsimusi, kas otsesemalt või kaudsemalt, kas või näiteks, kas vabadus on piirangute puudumine? Kas piirangud on vabaduse vastand? Kas on elus mingisuguseid suuremaid väärtusi, mille nimel on põhjust teatud piirides vabadusest loobuda? Ma loen alustuseks Peetruse õpetussõnad algkristlastele, kuidas elada selles Jumala kartmatus maailmas ja see ei ole vist väga suur üllatus, et tänane läänemaailm on suures plaanis selles osas küllaltki sarnane Rooma impeeriumile seal esimestel sajanditel või esimestel aastasadadel. Mida Peetrus kirjutab, rääkides käitumisest või siis suhestumisest sellesse maailma? Armsad, ma manitsen teid kui majalisi ja võõraid siin ilmas. Hoiduge lihalikest himudest, mis sõdivad hinge vastu. Käituge hästi paganate keskel, et kuigi nad teist räägivad paha kui kurjategijaist, siiski, pannes tähele teie häid tegusid, annaksid nad Jumalale au aruandmise päeval. Alistuge issanda pärast kogu inimlikule korrale, olgu kuningale kui kõige ülemale, olgu maavalitsejale kui tema poolt saadetule, kurjategijaid karistama, aga heategijaid kiitma. Selline on ju Jumala tahtmine, et te head tehes paneksite vaikima rumalate inimeste arutuse. Elage otse kui vabad. Ent ärge kasutage oma vabadust kurjuse katteks, vaid olge nagu Jumala sulased. Austage kõiki, armastage vendi, kartke Jumalat ja austage kuningat. See on Jumala sõna. See Peetruse kirja pandu juhatab meid teele, kus märksõnadeks on vabadus ja seotus või piirangud või loobumine. Ja nende kahepooluse omavaheline vastuolu või siis hoopistükkis sümbioos või nende koos toimimine. Me kõik võtame väga iseenesest mõistetavalt, kui me räägime 1939. aastast, et Eesti kaotas oma vabaduse, kui kirjutati alla Eesti ja NSV Liidu vastastikuse abistamise paktile ja selle salajasele lisaprotokollile. Kuid mina usun, et seal oli üks omalt poolt valmisolek loobuda teatud piirini mingisugustest vabadustest, rahu ja inimeste elu säilitamiseks. See 10-aastane pakt kohustas lepinguosalisi teineteist abistama Euroopa suurriigi ehk siis Saksamaa kallaletungi puhul. NSV Liit kohustus müüma Eestile relvi ja sõjavarustust soodustatud tingimustel. Eesti pidi võimaldama sõjaväebaaside ehitamise Saare ja Hiiumaale ning Paldiskisse ehk anti luba Nõukogude vägedel Eestisse sisenemiseks. Pakti elluviimine ei tohtinud riivata poolte suveräänseid õigusi, eriti majandussüsteemi ja riiklikku korda. Kõik ju kõlab väga ilusasti. Ja tundub, et Eesti valitsus uskus, ma veel kordan, võib-olla see on minu sinisilmne arvamus, aga ma usun, et Eesti valitsus uskus, et järeleandmistega on võimalik säilitada Eesti riiki. Üsna pea muidugi mõisteti, et asjad päris nii ilusad ei ole, kui paberi peal seisis. On neid, kes usuvad, et midagi sarnast juhtus ka aastal 2004, 1. mail, kui eestlased hääletasid Euroopa Liiduga liitumise poolt. Mäletan neid lõpuaja hõnguga postitusi ja hääle tõstmisi paljude kristlaste poolt.
Mitmed peavad tänaseni seda Eesti vabadusest loobumise päevaks. Enamus inimesi näeb siiski Euroliitu ja NATOsse astumist teatud vabaduste loovutamisena millegi suurema või siis millegi vajaliku nimel. Sest on ju ilmselge, et Eesti, kes ei sõltu mitte kellestki, kes ei ole kellegi mõju, huvi või kultuuriväljas, selline Eesti on ettekujutus või illusioon, sest Eestit ei saa olla tänapäevases maailmas. Et meil on tegelikult sisuliselt valida ja eks see oli ka omamoodi valik seal 2004. aastal, et millisesse kultuuriruumi, millisesse poliitilisse ruumi, millisesse mõjuruumi me tahame kuuluda, kas siis ida poole või lääne poole. Teoloog Toomas Andres Põder kirjutab artiklis Vabadus seotuses. Me peame mingil määral loobuma oma enese määramisest ja sõltumatusest, et jääda püsima, et jääda paremini ja jõukamalt püsima. Ta lisab, et probleem vabadusega on siis, kui vabadust vastandatakse seotusega või siis teatud mõttes sõltuv olemisega. Ehk probleemne on, kui usutakse, et mida rohkem sõltuvust, seda vähem on vabadust ja mida rohkem on vabadust, seda vähem on siis seda seotust. Aga see tõstatab küsimuse, kas vabadus tähendab ikka sõltumatust? Kas sõltuvus või seotus ja vabadus on omavahel vastandid? Kui see nii oleks, siis kuidas suhtuda sellesse, kui paljudest asjadest me tegelikult sõltuvad oleme selles maailmas, selles elus ja me igapäevaselt me anname ära vabadust ja tekitame omamoodi sõltuvust millestki, kellestki mingisuguse eesmärgi nimel. Me sõltume tööst, me sõltume tervisest, me sõltume rahakotist, me sõltume vanematest, me sõltume oma abikaasast, riigist. Kristlased sõltuvad kogudusest ühel või teisel moel. Me ei ole sõltumatud. Me keegi ei ole päris iseseisev, ka kõige iseseisvamad meist. Kui me tahame olla täiesti sõltumatud, siis me peame minema kuskile, kus ei ole mitte midagi ega mitte kedagi. Ja kui me ka leiaksime sellise koha, kus me oleme täielikus üksinduses, kus meil ei ole kontakti kellegi ega millegiga, siis tõenäoliselt üsna pea me esitame endale selle küsimuse, kas see, kus ma nüüd täna olen, kas see ikka on see päris vabadus, mida ma olen taga ajanud või igatsenud. Ja äkki vabadus ei olegi vastuolus või vastand seotuse ja piirangutega. Seda on aga inimkonnal sageli üsna keeruline mõista ja nii on nähtud vabaduse üheks suuremaks vaenlaseks sageli ka kirikut, usku. Need kristlased, need on need ajupestud orjad, kes teevad nagu kirikuõpetajad ütlevad ja neil puudub oma vaba mõtlemine ja vaba tahe. Need on need mingisugused müüdid, mis kristlaste kohta levivad. Kirik on ju see, mis seab piiranguid oma, 10 käsuga ja hirmutab veel põrguga takkaotsa ja nad loovad sellist seotust. Nii nägid näiteks valgustusaja filosoofid oma liberaalse maailmavaate suurimate vastastena Euroopa traditsioonilisi monarhiaid ja ka loomulikult kirikut. Tulemuseks oli, et kuningas, tema õukond, monarhistid, lisaks piiskopid, preestrid, mungad, nunnad lõpetasid Pariisis verise giljotiini all. Vabaduse vaenlased tuleb ju hävitada. Äärmuslikult konservatiivsel maailmapildil on omad probleemid, aga tänaste liberaalsete ideaalide taga on soov vabaneda erinevatest seotustest, erinevatest piirangutest, et kogeda nii-öelda tõelist vabadust. Kuid ükskõik kui ilus see ka ei tundu, on see vaid illusioon, miraaž, sinilind, mille häda on see, et ta lendab alati
eest ära ja kätte teda ei saa. Ja seda aetakse taga moraalse laostumise ja hävingu hinnaga. Loomulikult võime leida erinevaid põhjuseid selle taga, aga teatud mõttes ei ole inimene olnud kunagi nii vaba kui täna. Kui sa mõtled, ma ei tea, naisõiglusluse peale või rassivõrdsuse peale või usuvabaduse peale või sõnavabaduse peale, need on kõik suhteliselt uued asjad ja need on kõik väga olulised ja head asjad. Aga vaatamata sellele, et need ühiskonnas on, ma julgeks öelda, tänane ühiskond on katkisem kui võib-olla kunagi varem, seotum kui kunagi varem, ahelates suuremates kui kunagi varem, mõnes mõttes haigem kui kunagi varem. Ja selle põhjuseks on just nimelt soov saavutada vabadus võimalusega vabaneda igasugusest seotusest. Ehk siis ma saan vabaks siis, kui ma igasugused piirangud ja seotused saan oma elust ära. Abielusuhe mingist hetkest piirab. Lõpetan selle. Kogudus piirab. Lahkun kogudusest. Haridussüsteem piirab. Otsin mingisuguseid alternatiivseid võimalusi. Moraalne eetiline süsteem piirab. Naeruvääristan või eiran seda. See on, mis iseloomustab tänast maailma. Aga sellega hävitatakse jõujooni ja sambaid, mis meie elu tegelikult üleval hoiavad ja mis meile tegeliku vabaduse võimaldavad. Mark Manson on ütelnud raamatus, mille pealkirja ma kahjuks jutluses ja üldse ka ei tahaks väga ütelda. Ainus tõeline vabaduse vorm, ainus eetiline vabaduse vorm seisneb enese piiramises. See ei ole privileeg valida, mida iganes sa oma ellu tahad, vaid pigem privileeg valida, millest oma elus loobuda. Vabadus ei ole privileeg valida, mida ma iganes tahan, vaid vabadus on privileeg valida, millest oma elus loobuda. Ma olen tsiteerinud Arvo Pärti, kes on väljendanud, et elu on üks suur taandamise tehe. Et elu tuleb aina väiksemaks taandada, kuni me jõuame võimalikult lähedale sellele absoluutsele number 1 ehk Kristusele. Armsad, meil ei ole liiga vähe elus, et tõeliselt vabadust kogeda. Vaid meie elus on enamasti kõike liiga palju. Meid ennast on liiga palju, asju on sageli liiga palju, soove ja igatsusi on liiga palju. Tõeline vabadus on privileeg valida, millest loobuda. Paljude inimeste meelest on tõeline vabadus see, kui nad võivad tagajärgedest hoolimata valida ükskõik mida, teha ükskõik mida. Ma olen vaba mees vabal maal. The World Book Encyclopedia defineerib vabadust kui võimalust langetada otsuseid ja neid ellu viia. Ja ta lisab, juriidilisest seisukohast vaadatuna on inimesed vabad siis, kui ühiskond ei sea neile ebaõiglasi, ebavajalikke või ebamõistlikke piiranguid. See tähendab, et on võimalus ka piirangute ja seotusega tekitada midagi ebanormaalset, midagi, mis viib meid vabadusest kaugele. Aga samas ütleb see sama lause, et on piirangud ja seotus, mis on vajalikud selleks, et me oleksime vabad. Aga siin me jõuame järgmise keerulise küsimuse juurde. Nimelt, kellel on õigus neid piiranguid, neid seadusi luua? Ja see viib meid Jumalani. Paavst Leo 13. kirjutab 1888. aastal, peaaegu täpselt 100 aastat pärast suurt Prantsuse revolutsiooni. Igasugune vabadus, välja arvatud selline, mis seisneb Jumalale alistumises ja tema tahtele allumises, on mõistetamatu. Ja ta lisab, inimlik vabadus on ebatäiuslik. See vajab juhiseid, see vajab seadust,
ta vajab Jumala igavest seadust. Jakobus kirjutab 1. peatükis, kes on aga kummargil vaadanud vabaduse täiuslikku seadusesse ja sellesse ka jääb, ei ole unustav kuulja, vaid tegude tegija. See on õnnis oma tegemises. Vabaduse täiuslik seadus. Amplified Bible on tõlkinud selle lause nii. Aga kes süveneb täiuslikku seadusesse, vabaduse seadusesse ja püsib selles, olles mitte hajameelne kuulaja, kes unustab, vaid tegus täitja, kes sellele kuuletub. See on õnnistatud ja leiab Jumala soosingu kõiges, mida ta teeb oma kuulekuse elus. See tähendab, et tõeliseks vabaduseks meie elus on vaja kummarduda. On vaja omamoodi madalaks saada. Ja selles kummardamises vaadata ja võtta vastu see seadus, mille Jumal on meile kinkinud. Sa küsid, kas tõesti seaduses saab leiduda vabadus? Me praktiseerime seda väga-väga mitmel moel oma igapäevases elus. Tuues näiteks kas või liiklusseaduse, mis meid vägagi piirab. Ei luba meid kihutada, ei luba meid sõita vastassuuna vööndis, ei luba meid parkida seal, kus on ohtlik ja nii edasi. Puhas piiramine. Ja samas me mõistame, kui oluline see on ja me vabatahtlikult mõnes mõttes allume sellele seadusele, me võtame selle seaduse vastu, tuues see Jumala sõna kirjakoht, siis me vaatame kummargil seda seadust, me peame selle mingil hetkel ära õppima, ju pähe õppima, et me oskame liiklusteste teha, et saada autojuhiload. Me vaatame kummargil sellesse seadusesse, mis ei ole meie piiramiseks, vaid see on vabaduse seadus. Sest meie tunneme ennast turvaliselt ja vabana tänu sellele liikluses, et on liiklus eeskirjad ja et on liiklejad, kes peavad nendest kinni. Ja samamoodi on vaimulike seadustega. Igas organiseeritud ühiskonnas ja süsteemis on seadustega loodud sageli keerukas süsteem, kus vabadused ja piirangud teineteist tasakaalustavad. Mitte ei vastandu, vaid tasakaalustavad. Johannese 8, 31-32 ütleb Jeesus tõelise vabaduse võtme. Siis ütles Jeesus juutidele, kes temasse uskusid, kui te jääte minu sõnasse, siis te olete tõesti minu jüngrid ning te tunnetate tõde ja tõde teeb teid vabaks. See on taas tõestus, et vabadus ei ole seotuse või mingisuguste piirangute vastand, vaid tõeline vabadus tuleb just nimelt seotusest, üks olemisest, koos olemisest Jeesusega. Kui keegi on vaba, siis on seda ilmselgelt ju Jumal. Kuid isegi Jumala puhul ei tähenda see vabadus seda, et ta teeb seda, mis talle pähe tuleb, mis ta parasjagu tunneb või mõtleb või tahab. On ju levinud trikiga küsimus, et kas Jumal on võimeline looma nii rasket kivi, mida ta ei suudaks üles tõsta. Aga kuigi Jumal on vaba, nägi ta, et tõelise vabaduse väljendamiseks peab ta saama orjaks, võtma orja kuju, nagu öeldakse Jumala sõnas. Ja see on see, mis sündis Jeesuses Kristuses. Maa ja taeva looja, kuningate kuningas, saab meie sarnaseks, ta võtab orja kuju, ta piirab ennast ja väga-väga palju. Ja põhjus on see, et õnnistada meid ja tuua meile vabadus. Vabadus Jumalas on üks peamine Uue Testamendi sõnumeid. See oli Pauluse jaoks nii oluline, et ta väljendab oma sügavat hämmastust galaatlaste suunas, kes olid äsja võtnud vastu Kristuse, äsja saanud Jumala lasteks, äsja kuulnud evangeeliumi, äsja saanud vabaks Jeesuses Kristuses. Ja midagi oli juhtunud ja see oli midagi sellist, mille kohta Paulus ütleb, et kas keegi on teid nagu ära sõnunud või ära nõidunud või mis teiega juhtunud on. Et vabaduseks on Kristus teid vabastanud. Seiske siis ja ärge laske endid jälle panna orja ikkesse ehk see
oli sündimas, et midagi oli liikumas vales suunas. Selle vabaduse läte on Jumala armastus ja selle vastuvõtmine oma ellu. See muudab paljud asjad meie elus selle maailma üleseks. Siis muutuvad teisejärguliseks meie välised olukorrad, poliitilised olukorrad, võib-olla poliitiline vabadus, sõnavabadus, usuvabadus ja muud vabadused. Siis leiame me ennast reaalsusest, kus me oleme vabad väliselt ka kõige kitsamates oludes. Ehk me oleme sisemiselt vabad, isegi kui välised olud on väga kitsad. Ja vastandina võib olla see olukord, kus me oleme poliitiliselt vabad, meil on igasugused vabadused, aga oma sisemiselt oleme me orjastatud, kinni seotud, kinni köidetud. Kui elame usalduses Jumala vastu ja lähtume Jeesuse Kristuse avalikuks saanud armastusest, siis ei suuda mitte keegi meid orjastada. Isegi siis, kui Eesti riik ei peaks mingil põhjusel olema poliitiliselt vaba, nagu me seda täna iseenesest kuidagi mõistetavalt võtame. Isegi siis ei kao vabadus, sest Jeesus Kristus on seesama eile, täna ja igavesti. Ma lõpetan, tulles tänase jutluse pealkirja juurde. Kas vabadus on õnnistus või needus? Sellele vastamiseks peab küsima vastu küsimuse, et mida me ikkagi vabaduse all mõtleme. Doris Kareval on sellised read. Kas siis on vabadus, kui kõike võib? Või hoopis siis, kui midagi ei pruugi? Kas tõde see on, mida teavad kõik? Või mida keegi lahti eal ei muugi? Kui me mõtleme vabadusena võimalust teha ükskõik mida arvestamata tagajärgedega, siis on see õnnetus. Nii oleks teinekord parem, kui meil poleks vabadust valida. Vahel me ütleme Jumalal ka, et Jumal, kas sa ei saaks selle inimese vabadust valida, vabadust ka kurja valida, kas sa ei saaks piirata seda? Aga see on ka põhjus, miks me näiteks oma lapsi teatud olukorras piirame ja ei anna vabadust valida, vaid ütleme, kuidas asi on. Mingisuguses arenguetapis on see hädavajalik. Aga kui me mõistame vabaduse all vabadust valida head, vabadust valida Jumala tahe sadade teiste võimaluste ja valikute kõrval, võimalus valida pühadus, õigus, vale ja patu asemel, mõõdukus priiskamise asemel, hoolimine ükskõiksuse asemel, siis on see kindlasti seletamatu, äraseletamatu õnnistus. Armsad, tänu Jumalale vaba Eesti eest, tänu Jumalale sõnavabaduse eest, tänu Jumalale usuvabaduse eest ja paljude muude vabaduste eest. Aga andku Jumal meile armu kõigi nende vabaduste sees olla ise sisemiselt vaba. Vaba armastama Jumalat ja vaba armastama inimesi meie ümber.
Anna meile vaba süda ja vaba hing, vaba meel, vabad mõtted ja vabaduse tung. Kingi meile, palun kingi meile. Anna vabadus rõõmustada, hoolida ja armastada, vabadus teha head, unustada tehtud vead. Palun kingi meile, kingi meile. Issand, kingi meile vabadus, keset vabadus. Kingi meile, issand, kingi meile vabadus, keset vabadus. Kingi meile vabadus. Las meil olla vabadus kõndida sinu teed, valida õige, valida püha, valida tõeline. Kingi meile. Olgu meil vabadus paitada pead, vabadus valida head, kirjutada ajalukku read, mida häbenema ei pea. Kingi meile, palun kingi meile. Issand, kingi meile vabadus, keset vabadus. Kingi meile, Kingi meile, issand, kingi meile kingi meile, kingi meile vabadus, keset vabadus. vabadus. Anna meile vabadus uskuda tõtt, jagada kruus külma vett, ulatada abistavat kätt. Kingi meile, palun kingi meile. Anna meile vabadus sügaval sees, vabadus siin minu südames. Kingi meile, palun kingi meile. Issand, kingi meile vabadus, keset vabadus. Kingi meile, Issand, kingi kingi meile, kingi meile, kingi meile, keset vabadus. keset vabadus. Kingi meile, Issand, kingi meile kingi meile, vabadus, keset vabadus. keset vabadus. Issand, kingi meile Kingi meile vabadus, keset vabadus. minu sees. Kingi meile vabadus. issand, õnnista meie maad, hoia meie maad. Tänu sulle meie maa ja rahva eest. Hoia meid kurja eest ja õpeta meid targasti kasutama seda vabadust,
mida sa oled andnud meile rahvana ja mida sa oled meile igal ühel isiklikult andnud. Issand, õnnistagu sind ja hoidku sind. Issand, lasku oma pale paista sinu peale, olgu sulle armuline. Issand, tõstku oma pale sinu üle ja andku sulle rahu Isa, Poja ja Püha Võimu nimel. Amen. Üks aasana teisele käe. Lõim lõimes ma kangases mustreid ju näen. Nii on kootud me Eestimaa imede lugu. Nii on kasvanud eestlaste sugu. Värvi lisatud teisele peale. Rida järgnenud, eelnenud ajaloo reale. Nii on maalitud aegade lõuendil maali, trotsides külma ja põhjatuuli. Lugu järgneb kord räägitud loole. Las iga samm edasi viia üksteise poole. Lõikame meel käijate külvatud seemet, seda vilja, mis jäetud me teele. Armu armule andnud meil lisaks kõige looja ja me kõigi taevane Isa. On Maarjamaa olnud, ta käte peal kantud, on see maa meile kingina antud. Üks aasana teisele käe. Lõim lõimes ma kanga sees mustreid ju näen. Nii on kootud me Eestimaa imede lugu. Nii on kasvanud eestlaste sugu.